pikaaegsed kolleegid, väga head sõbrad ja umbes täpselt aasta tagasi sai meil selline ammune unistus teoks. Me tegime oma kirjastuse. Tänaseks on meil ilmunud, täna tuli trükist meil 9. raamat. Et me ei ole mingid väiksed. Aga mina pean siinkohal ütlema seda, et algusest peale Liina on mulle öelnud, et Epp, ära ütle, me ei ole midagi väikesed. Et meil on väike algus praegu, aga mitte kunagi ta ei lubanud öelda, et me oleme väikesed, et meil on väike algus. Aga praegu mulle tundub, et seoses selle toreda sarjaga, mille raamatusarja teine raamat on ilmunud ja 3. on varsti trükki minemas ja meil on suured plaanid veel, et ei ole me varsti üldse midagi väikesed, meil on väga suur lugu, ma loodan. Aga miks siis selline sari? Mina olen oma esimese hariduse poolest raamatukogu hoidja ja olnud raamatute maailmas väga kaua juba. Ja siin eelmine aasta läksin tagasi kooli tööle, olen eesti keele kirjandusõpetaja ka. Ja siis meil tuli lihtsalt Eppuga jutuks ja kooli õppekava vaadates ka, et ei ole noortele või selline varateismelistel ei ole tegelikult meie kultuuri- ja ühiskonnategelaste elulugusid nende enda keelest, nendele keegi, kes neile päriselt jutustaks. Ja ideed on ju väga toredad ja kuldaväärt, kui on head ideed, see on kuldaväärt. Aga sellest sageli ei piisa. Et selleks, et asjad päriselt hakkaks juhtuma, on vaja need ideed ellu viia. Ja minul on nii hea meel, et kui meil Liinaga tekkis see idee, et sellised raamatud võiksid olla, siis järgmise sammuna me leidsimegi endale kaasteelised. Ja mina leian, et see on üks väga oluline punkt, et ideedada ju võib palju, aga kui sul on kaasteelised, kellega need ideed ellu viia, nii nagu meie siis leidsime väga toreda kirjaniku ja väga toreda kunstniku ja lisaks illustratsioonidele ka kujundaja ja keeletoimetaja, siis kõik hakkas järsku kuidagi ise juhtuma. Ehk siis, kui sul on väga head kaasteelised, siis hakkavadki head ideed ennast ise kirjutama ja siis... Ja esimese raamatu peategelane tuli meil kohe, et selleks ei olnud meil üldse mõtlemise aega või siin ei olnud mitte mingit küsimustki. Et ajaloolased on öelnud, et tänaseks täiskasvanuks jõudnud noored on juba need, kes Lennart Meri ajal enam sündinud või temaga ühel ajal elanud ei ole. Ja näiteks minu esimene laps on see ja ma arvasin, et see ongi nagu, ma arvan, et kõik on nõus selles. Ja tegelikult 3. nüanss, et kui hakata sellist olulist sarja või ideed teoks tegema, siis peab enda käest küsima, miks? Miks me seda teeme? Ja kui ei ole kohe lihtsalt ja selget vastust, siis on natuke küsimuse koht. Aga meil oli väga kindel selge vastus. Lapsed, meie lapsed. Ja meie lapsed lähevad, meil on Liinaga 2 peale 7 last. Muidugi eraldi, eks ju, mitte oma. Võib-olla see kirjastus on meie 8. laps ühine. Aga minul on 2 teismelist ja Liinal praegu 1 täiskasvanu. Ja mul on 2 väikest, kes veel ei loe. Et need on need meie lapsed. Hugo, see raamatusari sinule. Liisa, see raamatusari on sinule. Et Herta, Johan, et vastus miks? Teie oletegi ja kui see vastate ka nüüd ära, et see on teile, meie panus, meie pärand, et siis muud ei olegi. Siis lihtsalt tuld ja meil on suure plaanid. Ja Leelo valik oli täpselt samamoodi, tuli väga kiiresti. Jällegi täna hommikul ma meenutasin, et minu jaoks oled sina minu laste lugema õpetaja, sest kõik minu lapsed on õppinud sinu abitsa järgi. Et meie kodus on Leelo Tuukal väga tuttav nimi.
nii, ja siis nagu ma ütlesin, meil on suured plaanid, et kui eelmisel aastal valmis 2 raamatut, siis sel aastal on plaanis vähemalt 2 raamatut. Ma loodan, et meil on jaksu jah, sellest samast sarja ja ma loodan, et me saame hoo sisse, et me ei peatu enne, kui siin on 20, sest et inimesi, kellest kirjutada, kellel on suur lugu, kellel on olnud võib-olla väike algus, et see sama laps, ta loeb ja ta mõtleb, et ohoo, minust ka võib saada president, minust ka võib saada kirjanik, minust ka võib saada helilooja, kunstnik, minu lugu võib olla ka suur, et see on see, miks me seda teeme, et jah, aga nüüd peategelaste juurde. Just. Ehk siis kutsume kõige olulisemad. Kutsume siia lavale siis, nii nagu me rääkisime kavasteelistest, et me leidsime kohe, kui on õige asi, siis kõik juhtub loomulikult ja väga hästi ja õiged inimesed saavad kokku. Ja Liis oli minu lapse loovõpetaja, lookirjutamise õpetaja ja palun. Jah, Liis Sein, kirjanik, kes on siis koostaja. Ja siis tegelikult juhtus väga lihtsalt ka otsus Laura Verte osas, kunstnik, illustraator, kes on olnud minu hea sõber ja kolleeg pikalt ja nii kui me mõtlesime selle sarja peale, siis kohe tekkis mõte, et Laura võiks olla oma imearmsa käekirjaga ja me ei pidanud absoluutselt, mis pettumisesse rääkida, me vastupidi, me üllatusime kogu aeg, iga kord, kui need pildid tulid, et nii tore. Tule siia, Laura. Nii, väga tore. Tere! Ja võtame siis jutujärje üle, et minul ka hea meel, et ma sattusin seda sarja kirjutama. Et nii kui Liina tuli minuga sellest rääkima, siis ma vist samal päeval ütlesin jah. Kuigi hiljem natukene juba mõtlesin, et võib-olla ei olnud vaja kohe jah öelda. Et kui ma sain aru, et kui suur töö see tegelikult on. Aga samas on see hästi põnev olnud, et elada sisse selle inimese ellu, tema loomingus, et see niivõrd põnev ja ma loodan, et seda põnevust jätkub veel nagu tükiks ajaks. Ma mõtlen, võib-olla see Lennart Meri raamat oli kõige raskem hetkel, sest see oli esimene. Me alles otsisime, kuidas seda lugu jutustada lapsele, nii et tal oleks seda hea lugeda. Ma kindlasti tahtsin, et oleks sellised lühikesed peatükid, piisab sellist nii palju infot, et laps jõuab seda vastu võtta. Hiljem tulid ka sinna sõnaseletused ja loovülesanded ja kindel mõte oli see, et see peab olema läbivalt illustreeritud. Et see ei ole nii, et lehekülged 5 teksti ja siis on üks väike pildika, näed. Et see illustratsioon jutustaks seda lugu samamoodi nagu tekst. Ja mul on hästi hea meel, et Laura selle nagu ülesande endale võttis. Et äkki Laura see mõne sõnaga räägid sellest illustratsioonist, et kuidas sa lähenesid sellele? Ja enne ütlen, et mina ütlesin küll kohe jah, et ma isegi ei mõelnud terve päeva. Et tegelikult see meie või algus minuga selle sarjaga, kuidas mina sinna sattusin, oligi, et Liina kirjutas mulle samal ajal, kui ma olin Itaalias Bolognas lasteraamatut messil ja ma olin nii rõõmsalt üllatunud selle pakkumise üle, kuidas seda ideed mulle seletas. Ma olin kohe, muidugi teeme. Eks ole muidugi väljakutse, see on suur ülesanne. Korra ütlen seda, et me ei tundnud Lauraga üksteist. Meil oli, Eesti oli peakülaline Bolognas ja oli vastuvõtt ja Laura tuli minule ja ütles, et ma hakkan ühte lugu illustreerima. Ma ütlesin, et tore, täheke on leidnud endale uue illustraatori. Aga siis tuli välja, et oi, et see on hoopis üks raamat, mida ta hakkab illustreerima. Ja mitte ainult üks, vaid nüüd siin me oleme selle sarjaga. Ja loodetavasti see teekond on meil pikk. Ja oligi ka minul see algus võib-olla mõnes mõttes keeruline, et ma pidin illustratsiooni keele puhul mõtlema selle peale, et see on sari.
see peab kandma läbi aastate, see peab olema mulle endale huvitav illustreerida, see peab olema lugejatele põnev vaadata. Mingis mõttes ka illustratsiooni keel peaks olema lihtne, et ta sobiks erinevate kultuuritegelaste ja valdkondade puhul, mida me kõik siin hakkame jätkama aastate jooksul. Ja samas, et jääks ka ruumi selliseks nagu meie ettekujutuste või selliste fantaasiamaailmate jaoks, kuidas neid joonistada, neid pilte või stseene, mille kohta ei ole erakogu fotosid. Ja mis on nagu meie selline ilukirjanduslik pool võib-olla seal. Ja hästi tore oli sinu mõte, Liis, et lisada raamatusse koomiksi võtet. Et seda on meil üpris palju ja ma arvan, et see lisab nagu sellist toredat värskust ja vaheldust sinna lehekülgede vahele ja niimoodi on väga tore dialooge, olustikke, stseene edasi anda. Ja loomulikult ka siis raamatu värvid, et Lennartiga kuidagi kohe hakkasid mängima loomulikult sinised toonid, aga ka kollased, sellised pruunikad. Ja Leelo puhul oli tore see, et me saime küsida, et mis tema lemmikvärvid on. Ja need, ma arvan, et resoneerusid väga hästi selle sisu ja formaadiga. See tahtsin ühte asja veel enne, kui meil hakkame vestlema. Et kui see Lennarti raamat ilmus, siis oli nii tore, et ma hakkasin saama mingeid väikseid vihjeid, et kes võiks olla järgmine. Ükskord oli lastekirjalise keskuses ja infolaud helistab mulle, Liis, et sulle jäeti sõnum. Siis mulle jäeti selline väike kleeps, et jalgpall on kõigile. Tiim Klaavan. Et kuskilt hakkavad vaiksed vihjed tulema. Et võite neid poetada mulle sinna lastekirjanduse keskusesse, et ootan huviga, et kellest võiks veel kirjutada. Et see oli siuke tore. Aga me ei ole siin jälle üksi. Meil on siin veel peaosatäitjaid ja meil on plaanis väike vestlus. Oleme valmistanud ette mõned küsimused ja loodame, et jääb aega ka lõpus publikul mõne küsimuse jaoks. Aga paluks siis Stiivanile, Leelo ja Mart, et meil on väga-väga hea meel, et saame siin täna teiega vestelda, rääkida sellest raamatust, võib-olla teemadel, mis raamatus on kajastatud, aga minna veel sügavuti. Ja ma küsikski, Mart, sinult esimesena, et miks on sinu arvates oluline kirjutada meie kultuuritegelastest, sealhulgas Lennart Merist? Mida sellised lood annavad tänastele ja tulevastele põlvkondadele? No, mulle tegelikult see idee hakkas kohe meeldima, kui vist võttis minu ühendust ja rääkis sellest teie ideest. Ja ma mäletan, et ma ilmselt kohe andsin märku, et see on väga hea idee. Et just kõnelda Eesti noortega nendel teemadel, mis muidu muutuvad, kes teab võib-olla kas liiga ametlikuks või lastele mitte väga hästi kättesaadavaks. Nii et ma arvan, et see teie sarja idee on erakordselt tänuväärt ette. Nii et ma igal juhul loodan, et mitte 20 või sealt natuke edasi teeb. Aga see nõuab tööd ja nõuab sellist uudishimuga ka kõigilt teilt, et hoida seda toredat pinget selle sarja. Just, aitäh. Minu kord, vabandust. Armas Leelo, kui kirjastus tegi sulle ettepaneku kirjutada raamat sinu elust, loomingust, siis kas jah-sõna tuli kergelt või vajas pikemalt kaalumist? No sina tead, et ma ütlesin, et ei, aitäh. Ma ei olnud nii tubli nagu Mart Meri vastutulelik, sest
ma olin näinud küll tõlkesarja, kus oli siis ka lastele tutvustatud ja huviga lugenud neid raamatuid, aga need olid Marie Curie ja Nelson Mandela ja Alexander Suur ja ma kohe, kuigi ma väga Marie Curie'st on lugu, aga ma ei julgenud ennast sellisele pulgale temaga samaga seada ja mõtlesin, et miks seda vaja. Aga noh, Liis on nii kena inimene, ta vaikselt siis mõjutas kuidagi ja ütles, et noh, et ikkagi võiks ikka olla ja siis mulle meenus see, et eriti kevadeti, varakevadeti, tänavu veel ei ole tulnud, aga kui tulevad lõputööde aeg, nüüd peavad nad kirjutama oma loovtöid ja eriti pärast seltsimees lapse ilmumist või filmi tulekut. Ma sain kümnete kaupa kirju gümnasistidelt, ka tudengitelt ja ka põhikoolidest, kus kõik tahtsid, et ma vastaksin mingitele küsimustele. Need olid enam-vähem samad küsimused ja see ei loe ikkagi läbi kopeerpaberi, ei vasta ju, kuigi 3 inimest küsivad täpselt sama. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kuna sa, Liis, ütlesid, et seda on nagu pedagoogid soovitanud või soovinud, et äkki see on tõesti arukas, et lapsed loevad, niigi me tahame, et nad loeksid. Miks ta loeb ainult minu kirja või teeb koopia seal arvutiga? Et las ta siis loeb ja vaatab ja mis seal siis ikka, no, mis tehtud, see tehtud. Ja ega see meil kergelt ei läinud, me ju ikka vaidlesime seal kõvasti ja ikka vaidlesime, täpsustasime ja nii peabki, eks ole, sest noh, sa ei saanud ju täpselt minusse sisse elada. Väike vanusevahe ja elukogemuste vahe ja kõik muud. Aga no nüüd on tore vaadata ja tore, et nad on, algul ma sain aru, et pilte oli, fotosid oli kogu aeg vaja, aga et nendest fotodest tuli hoopis niisugust illustratsiooni. Ja see oli õige tegelikult. Ma leian, nad on esiteks ühes stiilis ja teiseks ta jätab ikkagi, ta näitab kirjandusteosena sellisel. Muidu oleks ikkagi üks mingi niisugune Wikipedia artikkel ja muud. Ja muidugi üks põhjus, miks ma ka nõus oli, sest ma väga pean lugu Lennart Merest ja tema mälestusest ja tema jälgedes käia, mitte saabastesse, nagu tänapäeval öeldakse, ma astun tema saabastesse. Käin tema jälgedes hea meelega ja vaatame, mis neist raamatutest saab. Põnev küll. Aitäh sulle. Mart, Lennart Meri eluloo raamatu esikaanel on tsitaat: meist igaühes sõltub Eesti püsimine. Miks see mõte Lennart Meri jaoks oluline oli ja kuidas võiks tänapäeva laps seda lauset praeguses kontekstis mõista? No, tänapäeva laps elab ju oma igapäevast elu, hommikul tõuseb, võib-olla mitte väga kõige parema tujuga, kui on vaja vara tõusta ja kiiresti kooli jõuda ja ühesõnaga see igapäevane elu. Aga see, ma arvan, et see Lennarti mõte tahab meid kõiki viia natuke ka sellele üldisemale tasandile, et me saaksime aru, et see meie igapäevane elu võib-olla ei tarvitse olla väga tavaline. Me peame iga päev selle peale mõtlema, et hoida neid asju, mis teevad meile võimalikuks, meile harjumuspärase elu. Ja see on, ma usun, eriti tänapäeval, kus kõik laguneb, on hästi oluline selle peale mõelda, et tegelikult meie kätes on natukenegi seda lagunemist, natukene vastu seista selle lagunemisele. Ja ma arvan, et see on oluline, et see ei ole mitte selline ühisõna, vaid tõepoolest see ongi justkui meie igapäevane kohus igal hommikul. Kui me silmad lahti teeme, võiks mõelda, et täna jälle natuke tõrjume seda lagunemist. Ja, see on väga õige ja ilus.
ja ka Leelo, sinu raamatu esikaanel on samuti kaunis mõte. On väga tähtis, et ka lapsed saaksid sõna. Sa olid pikki aastaid ajakirja Hea Laps peatoimetaja ja hoolitsesid selle eest, et lastel oleks võimalus oma loomingut avaldada. Mida annab lapsele see, kui tema tekst või luuletus päriselt kusagil ilmub? No see on ääretult oluline. No, üheks põhjuseks, mis ma mitte ainult laste loomingut tahtsin avaldada ja õnneks ka Kätlin Vainola, praegune peatoimetaja, on väga õnnelik, tema jagab neid vaateid ja tema jätkab samuti seda tööd, et lapsed saaksid ka sõna, lapsi avaldada. Sellepärast, et ega tänapäeval hea küll, sa võid arvutis teha ja printida välja ja on hoopis midagi muud kui meie käekirjaga ja sulepeaga kirjutatud lood, aga ikkagi näha trükis oma loomingut, see on väga suur asi ja selle nimel tegin ma ka niisuguse kommertstempes ajakirjas. Nimelt on selline firma nagu Materjali Monne, kes Eestis farbisid toovad ja muid mänguasju. Ja kuna seal see juht Ruth Parts oli Kunstiakadeemia haridusega, ta sai minust väga hästi aru, et me võime avaldada, korraldame igasuguseid võistlusi. Nemad annavad auhindu ja me ei pea avaldama selle jaoks, et neid nuppe saada laste jaoks. Me ei pea selle jaoks kirjutama, et ostke ja see on parim ja kõik niisugused reklaamitrikid, mis on laste jaoks ju solvav, kui sul ei ole tookord olid kroonid, ühtegi krooni ja siis samal ajal öeldakse, et osta. Ja eriti hea meel mul oli, kui kaugete maastuhkete lapsed võtsid. Praegu on juba Barbi nii igapäine asi, mõnedel on kastid Barbisid täis peadega ja ilma ja jalapüsid ja kuidagi hoopis teine asi, aga tollal oli ikka, see oli haruldus niisugune, sellele laps tegi ise mööbli, laps tegi ise riide ja see oli samamoodi areng. Ja vot selliseid, samuti oli Regato, Urmas Sirel, kes rääkis meile jälle legosid. Lego, see on väga arendav mänguasi, käed ja pea on koos. Nii et lastele pidevalt tehtud kirjandus- ja joonistusvõistlusi. Ja sealt on osa võtnud väga vahvad. Ma praegugi kohtan jälle uusi nimesid, kes on minu jaoks vanad nimed. Oli Seleri all, kes on ETV-s, et tema võitis meil Pärnumaal elas, võitis üle pargi ja siis oli seal, neid on Marek Rei, kes praegu Londoni ülikoolis tegeleb selle tehisajuga ülikooli, mis need on, et kõik said oma välju. Igaüks oli isemoodi, lapsed peavad saama sõna ja muidu nad hakkavad ainult arvutis istuma ja ainult telefoniklubis istuma, siis on suur. Ja õnneks nad saavad siis seda sõna ka veel sealt aeglast edasi. See ongi tore. Just. Ja Mart, väga huvitav oleks teada, kas raamat valmimise käigus oli midagi, mis pani sind isa uue nurga alt nägema või äkki üllatas? No, harva tekib selline olukord, kus sa loed oma isa kohta noortele mõeldud raamatust. Me tegelikult ju ka seal koos nuputasime, mis ja kuidas. Ja võib-olla see oli see kõige suurem teistsugune olukord, et püüda mõista, kuidas päris noored inimesed võiksid temast aru saada. Et võib-olla see sisu, ma arvan, et seal väga suur üllatus minu jaoks ei olnud, sest ikkagi kuidagi koos elatud ja mitte alati kõike teatud, aga siis see sama elukogemus annab ka seda mõistmise võimet. Noores põlves on mõistmine ühtemoodi. Samad geenidki.
ja siis hiljem jah, see võib-olla see mõistmise põhiolemus jääb isegi samaks, aga ikkagi need mõistmisel varjundid muutuvad elu jooksul, nii et selles mõttes oli see mulle ka huvitav kogemus teistmoodi hakata teistmoodi ja siis oma isa tajuma. Kõige raskem oligi seda poliitika peatükki sest lapsele selgitada, et ma mäletan nagu, et sellega oli meil võib-olla kõige rohkem nagu parandamist. Jah, sest poliitika ju ei ole väga laste asi ja üldse tihtipeale poliitika tipub võrranduma ka meist täiskasvanutest, et see on omaette väga oluline eluala, aga kui ta natukene nagu sulgub iseendasse, siis ta hakkab ka sellist sõnavara kasutama, mis võib-olla laialt inimestel ei ole enam hästi aru saada ja siis tekivad kõik need kommunikatsioonikonfliktid ja see tunne, et mis jama seal tehakse. Tegelikult seal eks ei tehta jama, aga see kommunikatsioon kuidagi võõrandub rahvast ja see tegelikult tuli välja jah, selle raamatu koostamisel ka, et me püüdsime nii palju kui õnnestus sellised väga ametlikke väljendeid seal kuidagi mahendada. Ta päris ilma ka ei saa, et siis ta muutub jälle kuidagi imelikuks, aga mingis kompromissi mida võtsime. Leelo, sa käid tihti lastega kohtumas, räägid neile oma elust ja loomingust, lastele meeldib ka küsimusi esitada. Mida nad sinu kohta kõige rohkem teada tahavad saada ja mis on see küsimus, mida sa kõige sagedamini kuuled ja mis on selline küsimus, mille üle sa võib-olla rõõmu tunned, kui see tuleb? See on nii kahe otsaga asi. Viimasel ajal tõesti nagu küsitakse, küsivad seda, mida lapsed tahavad, aga mäletan ikka nõukogude ajal oli sundajad, kes läksid ja õpetajad olid lastele andnud nimekirjad sundkorras, mida peab küsima. Ja nii mõnigi ei osanud seal välja hääldadagi seda, et tahtnud seda teada midagi, mis seal oli. Ma ei tea, mingid niisugused lood. Aga on olnud ka niisuguseid iluseid, kus tookord olime abikaasa Raimo Kangruga koos ja siis oli suuremad neiud lihtsalt kõik koos ja õpetaja hüüab ilusti, keegi ei küsige, ega iga päev kirjanik koolis, iga päev ei olnud küsige. Kes ei küsi, saab puuduliku ühiskonnaõpetust. Ja siis hakkavad kõik küsima asju, mida nad ei tahagi teada, et see oli üks kutsekool ja see on nii nagu ta on, aga lapsed küsivad raamatute kohta siiski, kui on lugenud ja küsivad ka vanuse kohta. Viimasel ajal ütlevad, oissand, kui ma tõtt räägin. Siis, aga üks, kui mõtled, sa mõtlesid, et missugune on olnud parem küsimus. Mul on meeles üks kõige huvitavam küsimus. Selle küsis Võrumaal üks poiss, nendel oli kampaania, lapsed lugesid suvel raamatuid, kes loeb kõige rohkem ja kes igas raamatukogus oli saadetud Võrru. Seal on ju väga ilus see laste raamatukogu. Siis mõni laps, kes siis tuli küsima ja need küsimusi oli väga palju, aga kõige huvitavam oli selline, kui sulle tuleb vastu röövel ja küsib raha või raamat, kumba sa valiksid? Natuke aega mõtlesin ja ütlesin, raamatuid on mul nii palju, et ma valiksin raha. See meeldis poissile väga. Mida ka aga ta tahtis seda tõesti teada ja ma tõesti vastasin viigordades siiski, aga ikka tahaks ikka raamatuid ka. Mart, milline isaõpetus või mõte on sulle kõige rohkem meelde jäänud ja sind kõige enam mõjutanud? No päris nii ka ei olnud, et ta
kutsus mind kõrvale, ütles, noh poiss, jäta see nüüd meelde. Et see kuidagi käis kõik nagu selliste hoovustena. Aga no, jah, üks, mida ma üsna varakult ikka hakkasin tähele panema, et ei tohi niisama tühja sõnu pilduda, et ega ta ei olnud mingi jutumees. Ja ega ta ei kannatanud ka sellist tühja juttu, kuigi ta oma erinevates tegutsemisvaldkondades pidi üsna palju kannatama sellist tühja juttu, aga no siis ta oli juba selle rolli omaks võtnud, aga mul on tegelikult jah, üks selline mälupilt, ma olin ilmselt keskkooli lõpuklassis, tookord oli lõpuklass meil 11. klass ja ma olin oma pinginaabriga meil kodus, me hakkasime pinginaabriga kuskil välja minema, nii et mina sättisin ennast vist oma toas, ma ei tea, sättisin ennast valmis ja siis nad rääkisid esikus juttu, millegipärast läks jutt Vietnami sõja peale. Ja siis järsku ma kuulen, kuidas mul pinginaaber ütleb midagi, kas natuke iroonilist või sellise sarkastilise hääletooniga Ameerika roheliste barettide kohta. Ja siis no seal oma toas kuulsin seda, siis ma jäin kuulata, mis nüüd juhtub ja oligi nii, et siis isa umbes 5 sekundiks vakatas ja ütles, et kuule, sul on ka roheline barett või? Ja siis pinginaaber, ei, mul ei ole. Ja siis ta ütleb, vaata ära, siis räägi asjadest, mida sa ei tea. Ja kõik. Ja siis me läksime majast välja. Jah, see ikka pidi olema lõpuklassis, mul oli autojuhilaad ja me laenasime isalt tema auto. Läksime majast välja. Minu arust tuli meid isegi ukse peale saatma, et vaadata, noh, mis iganes. Ja siis mul pinginaaber ütles, et on sul alles vana. Ja tal on õigus, et ei tohi rääkida asju, mida sa ei tea. Või noh, see oli nagu hästi selline mälestus. Ja noh, see oli küll õppetund ka. Minul oli ka väike õppetund, et ma kirjutasin lapsepõlve peatükis kirjutasin ühte kohta, et Lennart ütleb, et ma ausõna vist ei tee, et ma ausõna ei teinud seda. Ja siis Mart ütles mulle, et kuidas sa ütlesid mulle? Mäletad? Ausõna peale? Ja ma täpselt ei mäleta, aga Lennart ei kasutanud sellist väljend üldse mitte kunagi. Ausõna enda kohta, et see oli kuidagi väga madal. Et iga sõna on aus, mis sa ütled. Jah, et sa ikka lähtud sellest, et ongi nii, nagu sa ütled ja siis ei pea seda välja vabandama. Mulle jääb see ka nüüd üle eluks meelde. Mulle ka ja mulle need nii-öelda mõtteterad jutu, rääkimise ja enda väljendamise kohta väga meeldivad. Võtan ka neid omaks tasapisi. Leeno, küsimus sulle. Raamatus on juttu sinu perekonnast, õpetajatest ja kolleegidest. Kes on olnud sinu elus need inimesed, kellelt oled kõige rohkem õppinud? Kuidas on nende õpetus mõjutanud sinu elu ja kirjaniku teed? Kõigepealt ikka kõik inimesed ju mõjutavad meid. Isegi need, kellega me nagu läbi ei saa ja kellega meil on erinevad arvamused, nemad mõjutavad meid sellega, et millised me ei tahaks olla. Aga tegelikult jah, ma ei saa midagi öelda. Mina pean mainima kõige rohkem isa, sellepärast, et selles vanuses, kui oli see kujunemisaeg, olime isaga koos ja seejärel tuleb ka ema, sest et tema tuli tagasi ja ta oli tark inimene, oskas mind tagasi võita, ma olin ikka isatütar, isegi piltide peal, mis seal on niimoodi, ma hoian isa käest kõvasti kinni ja see võras naine ikka, kes ei ole üldse nii ilus kui noorpõlve piltide peal, see ei ole midagi. Aga no tegelikult emale olen ma võib-olla isegi tänu võlgu isegi võib-olla kirjanikuks saamise peal, sest mul oli kohutav käekiri, isal polnud ju aega
me saime väga hästi läbi, mul kõik kindlad viied, aga kirjatehnika oli 4 isegi pandi armu peale. seal polnud hea aega, ta isegi tegi head plakatkirja ja puha, aga ema tuli tagasi ja siis ta hoidis 2 käega peast kinni, kui ta nägi minu ühikul. see on minu lapse vääriline kuda, aga tollal kirjutati nende viisnurksulgedega kassid tindipotti ja siis juhtus palju õnnetusi ja ma olin väga käsitu laps. No vigu ei teinud üldse, aga ma mõtlesin ruttu kõik valmis saada. Ja siis oli väga uuesti kirjutatud. Aga ema võttis oi, ma mõtlesin, ma maksan sulle kätte, kui ma suureks saan. Sundis mind kirjutama mitmeid kordi ümber ja ta teadis, et ma olen ka luuletust kirjutanud ja ma hiljem võinud. Ja ka neid ta sundis mitu korda ümber, enne kui oli ühtegi maha tõmbamist, ühtegi plekki. Ta oli väga range õpetaja, aga väga hea õpetaja. Õpilased ütlevad, tükid vanainimesed, ta ju kunagi ei olnud kuri ega tõstnud häält, aga ta oskas suunata. Nii et ma olen nendele võrd tänuvõrgu, aga muidugi, mis ma räägin, ülikooli õppejõud. Mina õppisin, see oli, nad nimetatud kuldsed 60-ndad, seal oli muresid ju ka, mis ainult kuldsed. Aga meie õppejõud olid ju kõik eestiajalise koolitusega. Paul Ariste ja Gerda Laukaste ja Karl Muru, Harald Teeb, no kõik olid niisugused, Paula Palmeos, kõigil oli selja taga väga hea stuudium, Valmar Adams ja me, kõigile neile me ei osanud võib-olla tudengitasa, ei osanud popi aeg-ajalt oleks võinud rohkem kuulata seda või teist või näiteks naersime, kui meie üle 80-aastane vene kirjanduse õppejõud Valmar, Vilmar, Oldemar, nagu ta nimed olid, Adams tuli auditooriumisse, pani 2 suusakeppi nurka. 2 lipsu oli ka vahel ees, aga see oli väga professori tüüp ja me noored naersime jumal, eriti siis, kui oli, tähendab, ta tuli nagu praeguste teedega, eks ole, tule sealt Tähtvere mäest jäetud munakividel alla, kui sa oled üle 80, ma saan sellest nii hästi aru, aga küll me naersime. Me lasime liugu siis, kui oli lompete tuldi. Aga vaat sellised olid meie niisugused õppejõud ja eks ma olen saanud ka õppetunde muidugi ka negatiivseid või selliseid, et ma nagu pidanud kaotama ja kaotamistest õppima ja kõike on aga elus ette tulnud, aga just ongi see, et noorematele ja keskealistele inimestele lootuseks minu targa vanaema lause, ükskõik, kus hästi ei läinud, mis ka juhtus, tema jaoks oli, tal oli üks lause ainult olemas selle, kes teab, milleks see jälle hea. Ja aeg-ajalt olidki, jälle tuli välja, et kui sa millest ilma jäid, siis tuli välja, et samal ajal toimus midagi hoopis huvitavam. Et loovutagem ennast alati, aga kes teab, milleks see hea. Just, see on hea mõte. Minult tuleb Mardile veel üks küsimus ja see on midagi, mida me oleme ka ise raamatut tehes oma keskis mõelnud. Kui Lennart istuks praegu siin tugitoolis, siis mis võiks talle sellest raamatust kõige rohkem meeldida? Jah, no mis te välja mõtlesite? Ega seda nüüd ongi raske öelda. Ma arvan, et ma olen päris kindel, et see sarja idee oleks talle ka väga meeldinud. Mitte sellepärast, et tema on esimeses raamatus, aga lihtsalt, et selline sari sünniks. Ma arvan, et seda oleks ta siin tooli peal istudes öelnud. Ma vahepeal vaatan publikusse, kas publikust on mõni küsimus? Tahab keegi küsida? Tegi Leeno käest või Mardi käest või? Andke julgelt märku. Mul on Kristiinase keskmise kohta üks küsimus. Et
kas imbi on tänaseks õppinud armastama jahu sööma? Imbi oskab küpsetada väga hästi praegu, aga õnneks jahu ära ei söö. Aga rohkem küpsetada võib-olla lihtsalt küll. No eks need prototüübid on alati natuke segu ka, aga üldiselt üsnagi palju ja on selles. Aga ma olen kuulnud teistelt ka, et kõige nooremad lapsed, mis jõbrast arvastavad, toorest jahu süüa. Et see, vast on sarnased lihtsalt olnud. Aitäh küsimus. Kas veel on küsimusi? Ei ole. Siis, nii. Keda te, Leelo, ise soovitaksite järgmiseks või mõlemad Mart ja Leelo järgmisteks tegelasteks? Järgmiseks kellest võiks veel raamatuid ma teha? juba tean, kes järgmine on. Järgmine on minu vana hea sõber Olav Ehala. Ma ei saa öelda, et ma olen minu sokutatud, aga oleks sokutanud küll, kui oleks saanud. Me lugesime su mõtteid. Muidugi see, et mõni spordimees oleks ka, see on väga-väga tore. Tiim Klaavel tuli mulle vihja. Ja teadlasi kindlasti ka. Ma arvan, et kunstnikke ka. Ja loomulikult väga kõige lihtsam oleks võib-olla alustada Edgar Valterist. Ja ma üldse loen ka meie mõtteid. Edgar Valterist tuleb ka. Aga siis teha ka raamat just sellest, et kuidas kõik need lapsid välja, mis seal taga on. Aga siis lõpetuseks palusin Leelol veel meenutada ühte mälestust, mis raamatusse ei jõudnud. Nii selline lookene. Jah, sa ei osanud seda lihtsalt küsida mu käest. Ja ma ei teadnud ka, et tuleb meil selline esitlus, kus on koos Lennart Mere raamatuga saame istuda. See on mul väga hea meel. Ja ma seda mälestust ei räägiks oma loost nii palju, kui sellest, et me tõepoolest oleme Lennart Merega, olime kui teie peal. Tollal olid üldse ikka väga kaua. Aga me saime väga hästi läbi, sest tal oli suurepärane huumor meega. Võib-olla natuke mustavõitu isegi, see on see eestlase asi. Aga mis ma olen teinud oma elus, olen ma läinud Kadrioru lossist ära Lennart Mere munaga. Ja see oli veel pardimuna. Ja see lugu juhtus nõnda. See oli eelmise sajandi lõpul üks asi, mida peab väga Mere kiituseks ütlema, et ta alustas kampaaniat, mis Eesti ajal ka oli Kodu kauniks. Ja ta korraldas ka lastele ja noortele kirjandivõistluse, tema kantseleid kõik Kodu kauniks ja sinna saabus meeletult palju töid ja ma olin ka žüriis seal, joonistusi samamoodi. Nii et lapsi tuli meeletult kokku, kui suur autasustamine oli üle kogu Eesti ja Lennart pidas väga toreda kõne, ta oskas väga hästi rääkida just nii lastele kui noortele ja ta sattus ise nii hoogus, et kõne tuli üsnagi pikk, et me seda olime, seisame ja äkki ma näen minust natuke eemal üks kõnuke tüdruk hakkab kukkuma, näost valge täiesti, nüüd vajub jalad nagu krõntsus. Ma tormasin tüdruku juurde, panin talle õla alla, tegi silmad, tal hakkas silmadki kinni vajuma, silmad lahti ja vabandas või kuidagi oli vabandava näoga. Läksin ruttu, panin talle õla alla, läksime, saime turvamehelt teada, kus on tualettruum, viskas vett näkku, natuke jõi ka ja sai kõik korda. Kui me juba tagasi läksime, siis olid kõik juba kringlit ja kohvi ja morssi ja lõbus olemine, tüdruk sai samamoodi ja läks näost ilusasti roosaks, kõik oli kena ja kõik oli väga ilus
kui kõik laiali läks, siis Lennart ütles, jääge korraks siia, joome koos kohvi veel. Ja jäingi sinna, aga see tüdruk tuli minu juurde ja andis mulle paberisse pakitud suure ümmarguse muna, ta ütles, on pardimuna. Vanaema saatis selle presidendile, aga mina annan selle teile. Lennartile öelda, et olen nüüd tema muna on mul käekotis. Jõime pärast 8 kohviga sai 1000 osi ja sõime seal veel kooki ja ajasime juttu. Aga see muna, jah, selle viisin, kui tõesti oli hästi suur muna. Ja minu mämbis tegi sellest pannkooki veel. Nii et see oli niisugune tore aeg. Oli ta nagu oli, aga kui nüüd möödunud aastal oli Enno Käo filmi esitlus, Enno Käost tehtud filmi esitlus, siis astus üks noor ilus naine minu juurde küsis, kas te mäletate? No mõtlen, kes ta ei tea hästi, ei mäleta, nagu oleks tuttav või siis tema ütleb, et me oleme teiega Lennart Meri vastuvõtu kohtunud, et mina andsin teile pardimuna ja see oli väga tore ja kena neiu ja nüüd ta töötab televisioonis režissöörina, Krista Lutsund nimi, nii et võt niisugune lugu oli meil. Aga Lennart Meri ei kurtnud, et ta sellest munast ilma jäi, ma arvan, et neil oli kodus süüa. Nii et selline mul juhtub kogu aeg midagi juhtub, aga väga tore lugu. Kui ma tohin, siis ma räägin seda mõnikord oma esinemistel edasi, et see on võib-olla ühisosa. Sest et noh, mina ei teadnudki, et pardimune võib ka inimene süüa. Aga mis sul nüüd tänada, Hiina? Oli nii? Aitäh, nii meeleolukad lood. Et ma pean mainima ka, et esimene raamat Lennart Meri, siis me ju kogu kirjastusega töötasime igat asja hästi hoolega läbi, et noh, tõesti nagu Laura alguses ütles, et tuleks nagu sarja võttes. Ja siis me vaatasime, mina vaatasin kodus läbi ka kõik Lennart Meri tema kohta ja tema tehtud filmid. Ja siis, kui see raamat hakkas trükki minema, siis mul oli küll siuke tunne, et Lennart istub mulle diivani peal kõrval ja eks seal oli vinkad ka viskas sisse. Aga seda ma ei ütle, mis vinkad olid. Aga meil on meie kallitele külalistele kingitused. Te võite seal rahulikult edasi istuda, ei pea tõusma. Ja siin on meie armas Leelo Eesti lapse peatoimetajana. See on pilt raamatust. suur tänu. Nii, ja siis Mardile tema isast Lennartist töölaua taga, kus on siis tema tsitaat: Eesti ei ole suur ega väike, ta on meile paras ja paremat meil ei ole. Ja siis meil on tegelikult kolmas pilt ka, nagu Leelo juba vihjas. Meil kolmanda raamatu käsikiri on peaaegu valmis. Ja peategelane on ka meil siin kohal. Ja meil on talle ka kingitus juba. Aitäh! Et sa oled nõus. Ja sullegi on pilt, siis, mis läheb raamatusse. Kevadisi lillekesi ka.
Liis, et siis lõpetuseks on mõlemad raamatud on siin Rahvaraamatus siis täna 10% soodsamad, väike reklaamihetk. Ja meil on veidi natukene magusamad ja kellel siis suu juba kuivab siis vett juba. Ja loomulikult autogramme saab kõigi käest ka. Ja lõpetuseks on üks väike lugu Hertalt ka veel. Oota korra hetkene. Võtsin sulle lillakesed enda poolt ka, sest sa olid nii suureks abiks. Ja üks inimene veel, kes oli väga suureks abiks, oli Ülle, kes luges Leelot mitu korda. Ja Ülle hästi tagasihoidlik, aga ma ikkagi tahaksin tänada Üllekene. Aitäh! Muidugi me täname meie kujundajat Mailisi, paistab, et teda ei ole siin ja meie keeletoimetaja Jaana, kes on ka väga tubli meil olnud ja ka tema elab meil Tartus ja kahjuks ei saanud tulla üldse. Aga Herta loeb meie 3. raamatust lõigu. Kas sa oled kunagi unistanud pillimängu oskusest või enda kirjutatud laulust, mida esitab laulja, ansambel või lausa terve koor või sellest, et saaksid igal teisipäeva õhtul lihtsalt korvpalli mängida? Unistamine kuulub nii sinu kui minu lapsepõlve juurde ja võib anda tõuke millegi huvitavaga tegelemiseks. Kui paljud teised minu vanuses lapsed unistasid tõletõrjaks, korstnapühkjaks, kosmonaudiks saamisest, siis minul selliseid soove ei olnud. Muusika sees kasvades hakkasin seda varakult armastama ning muusikakooli minek polnud ainult unistus, vaid järgmine loogiline samm. Sellest, et minust võiks kunagi saada helilooja, ei osanud ma aga unistada. Oluline on olnud rõõm muusikast ja pillimängu oskus. Mida siis algab raamat härra Olavi Haarest. Aga võite küsida autogramme.